Tere, mu kallis eheda energiaotsija. Täna ma mõtlesin, et ma räägin sulle kartulist ja sellest, miks oleks hea mõte vähendada kartuli osakaalu toidulaual ja panna selle asemele teised köögiviljad. On ju teada, et kartul ja teised maavitsalised, näiteks toomat, kõik piiprad, paprikad, baklažaan moodustavad ju päris suure osa meie toidulauast köögiviljade vormis. Aga need ei ole just kõige kasulikumad, arvestades seda, milline on meie keha olukord tänasel päeval ja eriti siis, kui me tahaksime igast suude eest maksimaalset energiat saada. Miks ma niimoodi arvan? Ma olen rääkinud sellest, et loom saab küttimisele vastu hakata, saab ära põgeneda, aga taimedel ei ole sellist kaitsemehhanismi. Ja selle asemel sisaldavad taimed niisugusi antitoitaineid ja kui me aja jooksul neid taimi toorest peast sööme, siis need antitoitained kuhjuvad, viivad meie kehast välja mineraalaineid ja hakkavad tekitama igasuguseid probleeme. Tänapäeval, eriti olukorras, kus meie maks on niivõrd koormatud toksiinidega, et ei jõua neid kõiki välja viia, siis need antitoitained kipuvad ka kuhjuma kehasse. Ja kartulist ning teistes maavitsalistes on palju niisugusi rasvlahustuvaid antitoitaineid nagu alkaloidid, millest kõige tuntumad on ilmselt solaniin ja nikotiin. Et neid on maavitsalistes kenasti ja kui need hakkavad organismi kuhjuma, siis nendest tekkiv esimene probleem on see, et kaltsiumi ainemajatus läheb paigast ära. Keha ei saa kaltsiumi korralikult kasutada. Aga kui me teeme juukseanalüüsi, siis me näeme, et kaltsium on number 1 mineraalaine. Et see on esimene asi, mida keha hakkab korrastama, et kaltsiumi metabolism saaks korda. Et kaltsiumit on organismis kõige rohkem. Aga kui meie kehas hakkab mineraalaineid väheks jääma, siis keha läheb kokkuhoiurežiimile ja ta mineraalaineid lahustavaid naatriumit ja kaaliumit hakkab välja viskama. Ja tavaliselt ongi probleem selles, et mitte kaltsiumit on niivõrd vähe, vaid neid teisi aineid on niivõrd vähe. Ja kuna kaltsiumit on hästi palju ja teda enam lahuses ei hoita, siis ta hakkab kuhjuma organismi erinevatesse kohtadesse. Lihastesse, liigestesse, veresoonte seintele, rakumembraani seintele. Näiteks rakumembraanis on olemas sellised erilised kaltsiumiväravad, mis reageerivad pingele. Näiteks kui me kasutame mobiiltelefoni või oleme wifi võrgus, siis need sellised kaltsiumiväravad avanevad ja pauhti satub rakku suures koguses kaltsiumi, mille tagajärjel käivitub niisugune kaskaadmehhanism, mille tulemusel tekib palju vabu radikaale. Ja vabad radikaalid on seotud inflamatsiooniga ja on seotud vähiga organismis. Et seetõttu me ei taha, et see kaltsiumi metabolism oleks häiritud. Ja üks valik ongi see, et me ei tarbi neid köögivilju, mis tõsiselt häirivad meie kaltsiumi metabolismi. Et paljud antitoitained on ju iseenesest kuumtöötlemisega lõhustatavad, aga solaniin ei taha hästi sellele alluda ja ta kipub organismi kuhjuma. Mistõttu oleks hea mõte vältida kartulite ja muude maavitsaliste söömist ning proovida leida nende asemele tervislikumaid alternatiive, mis ei mõjuta meie kaltsiumi metabolismi niimoodi. Sellepärast, et ongi eriti ei teata, mis selle kaltsiumiga peale hakata, et see, et ta kuhjub organismi, et teda on liiga palju, see on üldteada tõde. Ja peamiselt soovitatakse kaltsiumi tarbimist vältida, mitte süüa kaltsiumirikkaid toiduaineid, mitte võtta seda lisandina juurde. Aga samas, kui ma näen, millised on inimeste sümptomid ja nii paljud nendest on seotud kaltsiumi puudulikkusega, eriti just närvisüsteemi töö, südametöö, veresuhkru hoidmine, palju on ju luude hõrenemisega probleeme, et on ilmselge, et olenemata asjaolust, et kaltsiumi on organismis palju, on meil suur puudus kasutamiskõlblikust lahuses olevast kaltsiumist, sest muidu ei oleks selliseid kaltsiumi metabolismiga seotud tervisehädasid. Nii et selleks, et tõesti omalt poolt kehale kaasa aidata, et ta saaks seda kaltsiumi, mis tal on võimalik lahuses hoida, aga ilusasti kasutada, siis mina soovitan vältida maavitsalistes kartuli, tomati, paprikate ja baklažaani söömist. Ning pakun teile järgnevalt välja erinevaid võimalusi, kuidas asendada kartul oma toidulaual millegi muuga, mis maitseb ka hästi ja mis ei mõju teile niimoodi laastavalt. Ja kui sa oled juba proovinud kartuli asendamist millegi muuga, siis ole hea ja anna mulle ja teistele ka sellest teada.